On rõõm näha, et kultuuritoetajaid, kultuurisõpru ja kultuuritegijaid on vaatamata keerulistele aegadele siiski palju. Täna õhtul on siin meiega ettevõtjad, kellel on juba väga pikaajaline koostöökogemus nii Eestis kui ka välismaal toimuvate festivalide toetamisel, olgu selleks muusika, kujutav kunst või teater. Me näeme siin saalis taas metseene, kes panustavad kultuurivaldkonna heaks rahaliselt või ka muul moel. Ministrina soovin ma väga, et kogu ühiskond mõistaks, kultuur ei ole kulurida eelarves, vaid sellel on majanduslik mõju, mis aitab kaasa üldisele heaolule. Mida rohkem on meil põhjust ja võimalusi kokku tulla, seda turvalisem, sidusam ja ka majanduslikult kindlam on meie ühiskond. Palju õnne ja meie kõigi siiras tänu aasta kultuurisõber 2023. Siiri Tamm ja Harviker. Et see kultuuri toetamine annab sellise mõnusa emotsiooni endale. See on umbes sama asi, et sa ostad lotopileteid kogu aeg, aga iga pilet võidab. Et sama on kultuuri toetamisega, et ükskõik kui suure panus see siis on, et igal juhul sa oled alati võitjate poole peal. Palju õnne, Jute Grupp aktsiaselts ja juhatuse liige Tarmo Sild. Osaühing Telliskivi maja juhatuse liige Jaanus Janek Juss. Täna aga on meil hea meel anda üle aasta kultuurikorraldaja tunnustus ja selle pälvib Roman Temtšenko. Palju õnne! Kui me jätame kõrvale seda, et see on lihtsalt meeldib asi mulle, ma arvan, et meie valdkonnale ja ka Kultuuriministeeriumile see on märk sellest, et me võime koos tegutseda, koos olla, me saame üksteisest aru, kogu see alternatiivne kultuur oli omaette jäetud pikemat aega ja siis nüüd siis tunnustus ilmselt näitab seda, et asjad liikuvad kuhugi suunas.